tšau! Nagu näha, oleme taas Otepääl. Otepää MK saab kohe alguse. Käisime veel Schonachi MK-l ja Seefeldi MK-l, mis esimene oli täitsa okei Seefeldis. Pigem mitte nii hea, aga ma arvan, et kodumäe eelis vast lööb sisse ja saab natuke asjad paremaks, nii et igal juhul olen väga valmis selleks ja eelmisel aastal siin sai top 10 oldud, nüüd see aasta kindlasti allapoole ei vaata. Tahaks olla top 6 või 3, nii et loodetavasti suudan need asjad omal eriti just mäel paika saada ja ning siis juba võistlemist nautida. Aga igal juhul ilm tõotab tulla suht mõnus, nii et loodetavasti on palju rahvast. Saame seda nädalavahetust nautida, nii et praegu minu poolt kõik ja let's go! Täna siis hüpped tehtud, ütlen ausalt, et hakkab mingi inesekindlus tekkima ja vaatan homsele palju kuidagi natukene positiivsemalt juba otsa, nii et nagu näha, ilm on talvine ja kui nüüd suusad ka said head, siis homme tuleb päris äge võistlus loodetavasti, nii et homme on siis massstart ja ma saan startida 7. kohalt, kuna see on siis mu üldarvestuse koht ja pigem on nagu see väga hea koht, kus startida, pole nagu kõige esimene, pole kuskil tagapool ka, nii et saab kohe seal ma loodetavasti parimatele meestele tuulde võtta ja homse päeva kõige olulisem asi murdmääral ongi lõpetada võimalikult selles mõttes ees väikse kaotusega, et see koht iseenesest nii hullult ei määragi, et lihtsalt, et mida väiksem kaotus hüppemäele, seda parem on, nii et loodetavasti seda mul õnnestub teha ja tuleb lihtsalt lõpus olla hea koha peal, enne kui me siit laskumist alla hakkame tulema, nii et siin lõpus on veel väga terav kurv finišisse ka, nii et kindlasti tuleb väga võitluslik sõit, nii et ma ei tea, saab vast hakkama ja näeme homme. Milline päeva lõpp siis sai ühe korraliku hüppe tehtud, sai emotsioon välja lastud, nii et ma ei tea, ma pean lihtsalt võtma selle päeva kaasa ja mäletama seda võib-olla pikemalt, et iga päev ei saa kodupubliku eest nii ägedat võistlust, nii et igal juhul olen mega rahul ja aga nüüd lähen toimetan edasi, nii et näeme õige pea. Tšau! Täna siis uus päev, laupäevaga tegemist ja tundub, et päev on tulemas sama ilus kui eile, nii et kui eilsest alustada murdmaasõidust, võtta väike kokkuvõte sellest, siis tegelikult läks väga hästi ja ilmselt üks parimaid suusasõite selle loo ajal. See andis väga head väljundid hüppemäeks ning samuti kui hüppemäel tegin ilmselt ühe parima hüppe selle loo ajal, nii et igal juhul ei jäänud ka see võit väga kaugele, aga piisavalt, et Jarl on ikkagi Jarl ja aga kindlasti täna uued võimalused ning et ma ei tea, hakkab päevaga pihta ja vaatame, kuidas läheb. Tšau!
milline päev siis, et peale hüpet andis tegelikult meeletult hea energia ja täna suusasõit ka, et oli väga taktikaline, väga kiire sõit ja ma arvan, et ma tegin selles mõttes taktikaliselt hea sõidu ja Jarli vastu on päris raske saada, aga kokkuvõttes jah, et see melu, mis siin meil oli, rahvas, kes kohale tuli, et suur aitäh teile, see on lihtsalt fantastiline, ma pole kunagi nii ägedal MK-l kunagi sõitnud, nii et aitäh, et te selle päeva nii ägedaks tegite ja ma ei tea, homme on uus päev ja annab endast parima, nii et ma ei tea, näeme homme, tšau! Now I'm standing on the stadium, we are now finished with the 10K Gundersen. It was a cool fight with Christian today, he really was on fire. He won the jumping event and I really have to take off my best in the cross-country part to beat him, so yeah, he's just getting more and more tougher for every day, so tomorrow I really have to take out my best to beat him. See, mis kõik siin tänu Kristjanile püsti pandud on, see on ikka võimas, et mina kui murdmaasuustaja lihtsalt vaatan seda ja kui rahvas elab ka, siis mul lihtsalt käivad külmavärinad üle keha, et see on lihtsalt mega. Nädalavahetus tehtud. Ma ütlen ausalt, et kokkuvõttes ma sellist asja väga ei oodanud, et hüpped ja kõik nii hästi välja tulevad ja nii stabiilselt, et see on olnud meeletult äge ja tänane päev suusasõidul ka andsin endast kõik, et võib-olla keha hakkab lihtsalt ära väsima ja võib-olla ei olnud suusad ka täna tõusude peal nii head, et oleks konkurentsis seal lõputõusul olnud, et tõesti keha jooksis natuke energiast tühjaks ja läks see lõpp väga raskeks. Okei, kokkuvõttes ma ütlen, et on olnud üle ootuste edukas. Olen õnnelik kogu sellega, mis siin toimunud on ja see publik ja see meeleolu, see on lihtsalt fantastiline. Igal juhul andsin endast kõik ja loodetavasti inimesed said ägeda elamuse, nii et ma arvan, et ootame uusi võistlusi ja läheb hoog edasi, nii et tšau praegu!